Ja tere tulemast järjekordsele Most ärikooli otseülekandele. Oleme eetris ja täna räägime väga põnevatel teemadel, mis puudub sotsiaalmeediat ja mis puudutab sotsiaalmeedia strateegiat. Minu nimi on Erki Tammleht, turunduses olnud üle 15 aasta, alustanud sellel ajal, kui turundus tähendas välimeediat, telekat ja raadiot ja natukene Delfi bännereid ja veel mõnda kanalit. Ja näinud päris palju selle aja jooksul, mis on kõik muutunud ja aina digitaalsemaks läinud, et tänapäeval pigem loetakse kõike traditsioonilist nagu toetavaks meediaks või kuvandi loomiseks või selliseks kinnitamiseks. Aga meil on saates külaline, kes on Most ärikooli lektor, aga ega mina ka ei tea väga palju, mis sa muud teed. Ma tean, et meil on praktikud, aga mida sa teed oma igapäevatööks või räägi endast paari lausega? Ja tere ka minu poolt, mina olen Grete-Liis. Ja minul küll 15 aastat ei ole, minul on turunduskogemust, täpsemalt digiturunduskogemust kuskil 2 aastat, et ma õppisin Tallinna Majanduskoolis sotsiaalmeedia spetsialisti erialal ja siis pärast seda hakkasingi siin igast kohast endale väikseid selliseid kogemusi otsimast, et nagu meil siin tänapäeva maailmas on, siis ilma kogemusteta tööd ei saa ja alustasingi, et kõigepealt tegin praktikat Erki moeshow jaoks, kus ma aitasin neil näiteks sotsiaalmeediat teha ja siis liitusin sellise uue vahva startupiga nimega Travelvisor, reisimisega seotud startup ja hakkasin siis neil aitama sotsiaalmeedia ja digiturundusega tegelema. Ja siis tuli kutse tulla Most ärikooli. Olen seal natuke õpetanud ja siis hiljuti liitusin ka külalisjuhi sellise väikse agentuuriga, kus ma siis ka olen selline väike abikäsi neile aitan sotsiaalmeediaga. Nii et minu selline põhiline fookus, minu nišš on pigem siis sotsiaalmeedia suunas, et ei ole kogu üldine digiturundus, vaid pigem just sotsiaalmeedia. No hea saab olla ühes asjas korraga, eks ole? Just, kõigepealt teen endale ühe asja selgeks ja siis vaatame edasi. Mulle muidugi meeldib see, kuidas on hästi tagasöödlikult. Ja siis ma natukene nokitsesin ja siis teadad, et Erki moeshow'ga, mis on, ütleme nii, et Eestis ikkagi üks võib-olla tuntumaid või hinnatumaid, et kuhu tulevad kokku ka need, kes muidu moest ei huvitu, eks. Aga räägime korra sellest, et mis on sotsiaalmeedia ajalugu, et kui ta algselt oli selline, kuidas ma ütlen, uudiste või sõnumite vahendamine inimeselt inimesele, et millal sellest sai nagu selline teadlik turunduskanal, et ega seal ei olnud kohe kõik reklaamivõimalused avatud ja algselt ei olnud näiteks Facebook absoluutselt ju mõeldud selleks, et sinna reklaami paigutada. Ja esimene sotsiaalmeedia sait, ma natuke uurisin, oli 6 degrees ehk siis eesti keeles 6 kraadi, kus siis algusel oligi niimoodi lihtsalt, et sa said endale profiili teha ja teisi inimesi sõbraks lisada. Ja siis tuli Facebook ja Facebook siis andis tõuke sellele, et nad tegid hakkasid tegema reklaame ja siis sealt edasi tulidki kõik LinkedIn ja MySpace ja kõik Reddit, YouTube. Ja inimesed siis mõistsidki seda, et nii palju inimesi on äkitselt sotsiaalmeedias ja ettevõtted hakkasid sellest kasu leidma ja mõist, et infot on väga hea koguda enda sihtgrupi kohta ja hakkasid kasutama seda enda turundamiseks. Oskad sa öelda ka, millal see juhtus, et mis on Facebook on üle 10 aasta vana, eks ole, et alguses seal tekkis ka, paljud ettevõtted olid persooni kontoga sees ja kogu see asi oli nii segane. Ja see reklaam nägi ka rohkem välja nagu keegi avaldaks arvamust, et mida täna nimetatakse nagu influenceriks, eks. Aga nüüd on, eks ole, need reklaamistuudiod ja asjad on seal taga, et ta on ju väga hapralt üles ehitatud selle peale, et reklaamiraha vastu võtta. Ja mul tunnistab, et mina nagu ei mäleta, et millal see juhtus ja kuidas see juhtus, et need tööriistad on sinna kuidagi niimoodi samm-sammult ja vaikselt imbunud. No ma vaatasin, et näiteks Facebook tegi enda esimese reklaami 2006 aastal. Et Facebook loodi 2004 aastal ja siis 2 aastat hiljem oli juba Facebookis kuskil üle 1 miljoni kasutaja ja sealt hakkasid need reklaame looma ja teised ettevõtted nägid, et
konkurendid või teised hakkavad reklaame tegema, nii et siis hakkasid ka nemad seda kasutama. Väga lahe. Aga vaata, sa nimetasid ka hästi palju erinevaid kanaleid, et lisaks Facebookil on seda sotsiaalmeediat, need küll saab, eks ole, LinkedIn ja Reddit ja kõik see muu, eks ole, Insta aga kuidas nagu üldse analüüsida oma sotsiaalmeedia staatust ärilises vaates, et kas su konto on efektiivne või kas sa oled nagu õiges kanalis, et kuidas nagu aru saada, et kus su kliendid on või kus on su sihtrühm, et kuidas seda kanalit üldse valima peaks, et kui teha omale igale poole konto, et siis tõenäoliselt see jooksutab ühe inimese võhmale ja võib-olla seal pool tööd või äkki üle poole töö läheb isegi nagu vastu taevast, sellepärast et ei ole tegelikult sihtrühm kohal. No ütleme, et tegelikult Eestis on see üpriski lihtne, et eestlased pigem kasutavad siin Facebook, Instagrami ja LinkedIni. Natuke ka Twitterit, aga Twitter nüüd Eestis nii tuntud ei ole ja kõik see Reddit ja need. Aga põhiliselt ongi, et vaadata, kus näiteks uurida enda konkurente, vaadata, kus nemad on ja kui teie konkurendid on teiega sarnane, siis nende toode või teenus on siis teiega väga sarnane ja neil läheb nendel kanalitel just väga hästi, siis ma arvan, et on hea mõte ka hakata neid kanaleid kasutama. Ja kui sa teed endale mingi kanali ja sa näed, et okei, et sealt kanalilt näiteks sinu veebilehele ei tule väga inimesi või inimesed kuidagi väga ei suhtle sinuga seal, tagasisidet ei anna, siis ei ole väga hull ka endal see konto ära kustutada ja edasi liikuda, et eks see sotsiaalmeedia, kõik see turundus ongi selline pigem nagu katsetamine ja proovimine, et mis sinu ettevõtte jaoks just toimib ja mis mitte. Sa mainisid, et peaks konkurentide nagu tegemisi jälgima, et kus kanalis on ja kuidas neil seal läheb, aga kui tihti seda peaks tegema, et kui tihti peaks nagu käima oma konkurentide kontod üles ja otsima nende sotsiaalmeedia jalajälgi ja püüdma siis nagu aru saada, et kuidas neil kuskil läheb ja et mida sinna nagu sellesse analüüsi üldse kaasama peaks, et mis numbreid peaks vaatama või mis numbreid üldse näeb? Ja, no ideaalis võiks seda konkurentide analüüsi teha iga kuu, aga ettevõtetel on kiire ja iga kuu seda muidugi teha ei jõua, aga siis oleks hea ikkagi umbes nii igast kvartalis teha, et tänapäeva maailm ja internet ja kõik areneb nii kiiresti ja uusi trende tuleb kogu aeg peale, võib-olla mida ise ei jõua jälgida, aga sinu konkurent on võib-olla juba selle seal avastanud või neil on see tööle hakanud ja siis ei taha ju maha jääda, sest see võib ettevõttele palju kahju tuua. Ja mida seal konkurentide analüüsis üldse vaadata või mõelda, olekski siis see, et milliseid kanaleid nemad kasutavad, kes on nende jälgijad ja milliseid postitusi nad teevad, kas need toimivad, mis toonis on nende sisu, kas neil on veebipood, kas neil ei ole veebipoodi, kõik sellised põhilised asjad, mida ka enda sotsiaalmeedia puhul jälgida, siis jälgida ka nende juures, et mis on tugevused, mis läheb neil hästi, millised reklaamid neil toimivad hästi ja millised mitte, et siis ise seda paremini teha ja võib-olla kui tehagi seda turu-uuringut, et siis saab leida sealt võib-olla mingeid kohti, mis sinu konkurent ei tee, aga sa näed, et inimesed internetis räägivad, et nad tahaksid sellist ekstra vidinat ka sinu toote juurde, aga kellelgi ei ole või kellel on, siis on natuke kallim, siis saad kohe mõelda, et seda ma ei teadnud, et inimesed võiksid tahta, aga davai, ma paneme selle endale kirja ja hakkame tegutsema ja uurime ka enda kliente, kas nad sooviksid sugust asja. Väga lahe. Võib-olla üks mõte veel, ma ei tea, ütle, et see on hea või mitte hea, aga et kui rohkem ei viitsi või ei ole aega teha konkurentidest niimoodi endale ülevaadet, siis vähemalt kui igas ettevõttes on mingi sessoonsus, kus läheb nagu rohkem kampaaniate tegemiseks ja rahulikumaid perioode, et vähemalt püüda siis enne igat nagu kampaania või sessiooni perioodi vaadata, mida konkurendid teevad, et mitte rongist maha jääda või mitte minna nende sõnumitega, mis äkki mõjuvad järsku vanamoodsana, eks. Just. Aga
kuidas ja milliseid eesmärke üldse peaks nagu seadma sotsiaalmeediale? Ma pean nüüd strateegilist poolt just eelkõige silmas, et kuidas luua nagu sotsiaalmeedia strateegiat, et me täna ju lubasime strateegiast rääkida, eks. Ja et lisaks nagu üldisele sotsiaalmeedia strateegiale on kindlasti olemas ka sisustrateegia, et kuidas seda luua? Ja no sotsiaalmeedia strateegia üldse algabki ju sellest, et endale eesmärk luua ja muidugi, eks meil on ettevõtetel mitmeid eesmärke, aga tasub ikkagi alustuseks valida üks põhiline eesmärk, millele keskenduda, mitte siin krabada igalt poolt erinevaid eesmärke, et see liiga laiali ei valguks. Ja see sisustrateegia on üldiselt väga-väga sarnane nagu üldse kogu terviku sotsiaalmeedia strateegiaga, et samamoodi keskenduda ühele eesmärgile, mida te soovite saavutada, vaadata läbi ja mõelda läbi, kes on teie sihtgrupp, konkurendid, mida nad teevad, mida nad ei tee ja siis hakata sisu looma ja mõelda muidugi enda brändi toonile ka, et kuidas te teete sisu, millises vanusegrupis näiteks on teie sihtgrupp ja selle järgi ka siis mõelda, et millises toonis ja millises sisus teha, et kui teie toode ja teenus on pigem sellistele näiteks keskealistele inimestele, siis võib-olla need gifid ja kõik sellised uuemaaegsed vidinad, neid võib-olla nii palju ei kõneta kui sihuke otsekohesem ja lihtne tekst ja ilus pilt näiteks. Et jah, kõigepealt hästi põhjalikult uurida, kes on teie sihtgrupp, mis neile meeldib, mis neile meeldib, kuidas nad omavahel suhtlevad ja olla hästi autentne ja olla inimlik nii-öelda. No, väga hea, et sa siukse nagu autentsuse ja relevantsuse ja sisse tõid, et tegelikult ju inimesed viitsivad jälgida seda, mis neile korda läheb. Aga sotsiaalmeedia ei ole kunagi nagu iseseisev tükkeks, et ta on ju nagu me enne ka tõdesime, et osa turundusest, et täna aina suurem osa ja üsna kuluefektiivne osa, et oskad sa ka kuidagi viidata või anda mõne hea vihje, et kuidas on nagu mõistlik siduda sotsiaalmeedia strateegis ja üldise turundusstrateegiaga ja mida peaks ja mida seal saab jälgida selles vaates? Jah, sotsiaalmeedia on täiesti üldise turunduse osa praegu üks tähtsamaid lisasid ja kuidas seda siduda on lisada näiteks enda kampaaniatele, enda postitustele linke külge, mis viivad siis sinu veebilehele, et sa näeksid, et kuidas toob kasu sotsiaalmeedia sinu ettevõttele ja võib-olla sul on üldse ettevõte, kus sotsiaalmeedia ei too sulle kasu. Et ma ei ütle, et nüüd sotsiaalmeedia peab olema igal ettevõttel, muidugi see on kasulik, kui see on, aga tänapäeva maailmas on kindlasti ettevõtteid, kellel ei pruugigi olla võib-olla nii palju kasu sotsiaalmeediast, et neil on hoopis võib-olla blogipostitused ja veebipood ja telereklaam või raadioreklaam palju tõhusam tuluallikus kui sotsiaalmeedia. Ma just ei mõtlenud, huvitav, kes on see ettevõte, kellel sotsiaalmeediat üldse ei ole vaja, et kui seda muuks ei kasuta, siis vähemalt nagu personali värbamiseks või toeks, et näidata, et millega ettevõttes tegeletakse. No ma ei kujuta ette, mingi välisluure ja võib-olla kaitsepolitsei ei saa väga palju kirjutada, millega nad tegelevad. Ma ei ole vaadanud, aga ma millegipärast arvan, et neil mõlemal on vähemalt mingisugune konto olemas, kui mitte rohkem, siis LinkedInis. Ja konto peaks, ma arvan, et igal ettevõttel olema, et inimesed saaksid vähemalt minna ja vaadata, millega nad tegelevad, kas või siis näidata enda tiimisisest elu või kaardina taguseid, aga see turundamine ja reklaamid ei pruugi olla igal ettevõttel sotsiaalmeedias, kuhu läheb see raha siis. No see sõltub, eks ole sellest, kuhu see eesmärk on pandud või mis see strateegia on. Et kas on müügile või see on teavitusele või see on kuvandi loomisele, et ega eesmärke võib palju olla.
aga nagu kõiges turunduses ja müügis, et me ju tahame kasvu näha, et niimoodi ka sotsiaalmeedias, et jumala eest, et kui me näeme, et meil hakkab inimesi lahkuma kanalilt, et siis kõigil tulevad murekurrud ja mõte, et mis nüüd valesti läks. Aga kuidas oma kanaleid sotsiaalmeedias nagu arukalt kasvatada või targasti kasvatada ja kuidas aru saada, et su jälgijad on ka ärilises plaanis sulle kasulikud? Või kuidas neid nagu tundma õppida või kuidas üles leida need õiged jälgijad, et ma pean just siin silmas vaata väga tüüpiline on niisugune publiku ostmine läbi loosi ja muude mängude, et like meid ja siis me võib-olla anname sulle midagi. Et kuidas seda arukalt teha niimoodi, et kanal kasvaks ja mitte ainult numbrites, vaid müüginumber ka seal taga kuskil kasvaks? Ma arvan, et kui sa teed seda nii-öelda sihtgrupi analüüsi ja sa oled endale mingisugused inimesed sihtgrupi nii-öelda välja mõelnud, et kes nad on ja kui nad ei toimi, siis ma arvan, et on mõistlik see sihtgrupi analüüs üle vaadata ja teha nii-öelda sihuke, nagu nad ütlevad, siis sihuke sotsiaalne kuulamine, et näha, mida võib-olla sinu sihtgrupp räägib sulle teistel kanalitel, mis nad konkurentide juures laigivad või kommenteerivad, et võib-olla nad ei suhestu sinuga sellepärast, et sinu sisu ei ole nende jaoks kõnetav või sinu toode või teenus ei ole nii-öelda just nii-öelda täiustatud, et ei ole ajaga kaasas ja konkurentidel on näiteks paremad eelised. Et sellepärast see sotsiaalmeediastrateegia ongi niisugune pidev ja kogu aeg täienev ja uuenev, et iga kuu, kui teha analüüsi ja näha, et midagi ei toimi, siis ongi aeg nii-öelda üle vaadata ja võib-olla on vaja uus sihtgrupp leida või uus sisustrateegia välja mõelda, et üldiselt ikkagi, kui su sisustrateegia on õige, siis seda, et sinu sihtgrupp sinuga ei suhestuks või sinuga ei räägiks, siis seda ei juhtu, et ole ainulaadne ja ole huvitav ja küll siis tuleb tulemus, mida sa soovid. Sa rääkisid nagu sisust, aga kui me nüüd sisuloomest korra räägime, et mis eesmärk üldse sisu peaks täitma, et kas ta peaks lõbustama või kaasama või harima või peaks ta soojendama nii-öelda neid müügidiile üles või lihtsalt kütma müüki või et mida nagu sisuga üldse teha? Või kui palju või milline võiks olla nagu müügipostituste osakaal, et kas need võiks kõik postitused olla või ma ei tea, 1/3 või et kuskil jookseb mingi kaine piir, et kui keegi ainult müük teeb, et siis võib-olla see publik ühel hetkel väsib ära, eks. Ja kuidas nagu teha või kuidas see tasakaal üles teha, et teha selliseid postitusi, et mis nagu kutsuvad niisuguse vau-efekti üles, et nii lahe. No üks niisugune rusikareegel on see, et kuskil 20% peaks olema siis selline müüv ja oma ettevõtet promov postitus ja ülejäänud 8% siis peakski olema kas meelelahutuslik, hariv ja täiesti oleneb sinu enda ettevõttest ja tüübist ka, et kui te oletegi nii-öelda pigem niisugune business to business, siis ma olen märkanud, et pigem on nii-öelda selline tõsisem sisu ja selline harivam ja selline, aga kui teil on teistmoodi sisu, siis tänapäeval ma näen, et niisugune meelelahutuslik ja selline vabas vormis ja inimlik, et nagu sa räägiksid nii-öelda oma sõbraga, siis see just toimib kõige paremini. Väga lahe. Ma korra küsin niipidi ka, et okei, et 20% võiks olla nagu müügipostitused, aga kui palju nagu, kas müügipostitused peaks nagu ad manageris tehtud reklaame dubleerima või mitte? Et ma küsin seda nagu selle mõttega, vaata, et korraks tuleb sulle mingi reklaam ette, sa kohe ei reageeri sellele ja sa võib-olla suudad isegi meelde jätta selle nime, et kes seda kaupa või teenust või midagi sulle pakkus. Ja ühel hetkel, kui sa tahaks ostma minna, siis kõigil ei ole nagu seda oskust, et minna page transparency alla ja otsida sealt reklaamid üles ja see reklaam üles leida.
et mis nagu sinu sihuke juhis või suunis või oma käitumismall on, et kas müügidiilid käivad ainult läbi ad manageri või sa dubleerid neid ühel või teisel moel ka postitustesse või nii-öelda sinna newsfeed'i? Minu arust ei peaks olema, et nii-öelda müügpostitus või mingi uue toote tutvustav postitus ei pea kohe minema reklaamiks või kampaaniaks, et see on täiesti okei ka lihtsalt teha nii-öelda tutvustav postitus näiteks uuest tootest ja mainida ära, et see on praegu soodushinnaga ja nii-öelda nende sellest seosest, et kas kõik, mis sa teed reklaamina, peaks minema ka dubleerima sinu postitusele. Sealjuures ma tahaks mainida, et üldse nagu nii-öelda lehtedes nende postituste ja sisu loomine võiks ka olla sihuke väga erinev ja omapärane siis just sellele kanalile, et see, mis sa postitad Facebooki, mina soovitaks, et ei oleks see sama tekst ja sama pilt ei läheks ka siis kohe Instagrami, et mõlemas kohas on ju oma nii-öelda sihtturg ja inimesed, kes seal kanalil on ja mis nii-öelda nende algoritmidega kõige paremini sobib, et nii-öelda Instagramis saab kasutada hashtag'e ja läbi selle jõuda suurema hulga inimesteni. Facebookis seest nii-öelda hashtag'id nii suure tähtsusega ei ole ja neid nii palju ei kasutata. Et jah, nii-öelda igal pool oleks sihuke erinev ja omapärane info, nii-öelda sisu vorm, kuigi et info ja tekst nii-öelda jääks siis samaks. No korra küsin ka niipidi, et lisaks postitustele, lisaks sellele feed'ile on ka story'd, et mida nagu story'desse peaks postitama ja mis see sisu võiks olla? Story'sse sa ei saa nagu pikka juttu kõrvale kirjutada, eks ole. Et kas see võiks pigem olla mingi lühikene video või pilt või mis on nagu tänane kogemus, et mis story'na toimib? Ja story'd on praegusel ajal väga-väga populaarsed ja hästi toimivad ja just nii-öelda videoformaadis, et videoformaat on praegusel hetkel nii-öelda hästi-hästi kasvava, et inimestele meeldib videoid jagatakse tunduvalt rohkem kui pilte ja tänapäeval on väga mugav see, et sa ei pea nii-öelda video peale klikkima selleks, et näha, vaid see hakkab sul ise jooksma, kui sa sinna peale satud ja kui sul selle esimeste sekundite jooksul huvi pakub, siis sa üldiselt ka jääd sinna peale ja tänu sellele siis nii-öelda on ka siis seda analüüsi ettevõttel tehes näha, et okei, et need sorti inimesed jäid seda videot just praegu pikemaks ajaks vaatama, et see tähendab, et neile see huvi pakub ja võib-olla need inimesed just need, kes sinu sihtgruppi ei kuulunud, aga sellegipoolest jäid sinna pikemaks. Tõesti videod sinna story'desse ja klientide nii-öelda tagasiside on ka siis, mida kasutatakse tihti story'des. Väga lahe. Vaata, kui palju nagu häid nõuandeid tuleb, aga üks asi, mis on veel nagu sotsiaalmeedias natukene otsa saanud, on tasuta lõunate aeg. Nii palju, kui ma tean, siis Facebook on umbes 5%, mis sinu lehe jälgijaskonnast üldse näeb su postitusi, eks, et ülejäänutele neid ei näidata. Ja välja arvatud juhul, kui sa nagu suudad tõeliselt mingisuguse pommi panna seal lõhkema, mis nagu lööb inimestel sõrmed püsti ja hakkab meeletult like ja kommentaare sinna alla tulema, et siis kohe nagu see nähtavus tõuseb, eks. Aga keegi meist ei ole nii andekas, et ta suudaks nagu järjest produtseerida nagu postituse järel kuude kaupa tõelise siukse viraal pomme lõhkema panna. Ja kuna ta ei ole tasuta, et siis kuidas nagu planeerida või kus kohast nagu mille alusel planeerida nagu sellist mõistlikku sotsiaalmeedia eelarvet, et millele seda raha nagu planeerida ja kui palju seda peaks olema? Tänapäeva ettevõtetel läheb sotsiaalmeediale üpriski palju raha, et kui mõelda siin sellele, et näiteks sisuloome, siis sisule näiteks tuleb ju pildid, kas siis fotograaf või sa võtad tasuta neid pilte kuskilt pildipangast, aga see eest sa pead maksma ikkagi iga kuu natuke raha sellele pildipangale, siis saaksid neid tasuta pilte sealt
videote jaoks samamoodi videotöötlus, kõik fotograafid, videograafid, võib-olla on ka näitlejad, kellele mingit raha maksta. Ja siis, kui sul on veel eraldi mingi tekstide jaoks keegi copywriter või tõlkija, et kui su sisu ei jälgi ainult eestlased, vaid ka mõni muu rahvas. Ja siis lisaks on veel tööriistad ja erinevad tarkvarad, mis teevad sinu elu lihtsamaks, et nii-öelda näiteks sotsiaalne kuulamine, et ise seda tööd ära teha, et käia kõikidel lehtedel ja vaadata, mida räägitakse sinust, mida räägitakse konkurentidest, on väga raske ja selleks on loodud erinevad tööriistad, mis aitavad sul seda tööd lihtsa klikivajutuse ja sõnaotsinguga teha. Aga kõik need nii-öelda võtavad raha ja siis veel lisaks kõik reklaamid ja see, muidugi sa ise saad valida, et palju sa siis raha soovid panna enda reklaamidele. Aga jah, üldiselt öeldakse, et kuskil 2–5% läheb siis ettevõtte tulust turundusele, kui sa oled business to business ettevõte ja kuskil 5–10% läheb siis business to consumer ettevõtetel. Et turundus on jah niisugune valdkond, et kui sa tahad ikkagi kuhugi jõuda, siis tänapäeval sa pead sinna panema raha alla. Jah. Ja kuidas, sellest me saime juba aru, et palju käibest võiks nagu turundusele minna, aga turundus ise jaguneb ka nagu mitme kanali vahel, et palju nagu turunduseelarvest peaks minema sotsiaalmeediaga seotud tegevusteks, et on see pool või üle poole või alla poole või mingi suurusjärki. Et siis saab kuulaja pildi ette. Ma niimoodi ei oska öelda, ma arvan, et see oleneb täiesti ettevõttest, et kas nende turundus koosnebki nii-öelda sotsiaalmeediast emaili turundusest ja kõigest sellest või kuulub nende turunduse alla ka PR ja uudised kuskil uudisteportaalides, et see täiesti oleneb nii-öelda ettevõttest. No see tegelikult oleneb natukene võib-olla sellest, et palju on ettevõtte käive, eks ole, ja palju sellest käibest eraldatakse ja kui see summa ikka jääb üsna pisikeseks, eks ole, et siis sellest kõik endale ei saa lubada ja sotsiaalmeedia on üks sotsiaalmeedia ja ka Google, eks ole, koostöös nii-öelda digimeedia on üks nagu võib-olla kuluefektiivsemaid kanaleid, et kus nagu tasuks alustada, eks. Aga kui me hakkame niimoodi natukene otsi kokku tõmbama, et siis ma küsin sinu käest, et ma olen kõigi käest küsinud ja küsin sinu käest ka, et mis on need sellised 3 nõuannet või nippi, et mida sa tahaks nagu esile tõsta ja just selles vaates, et kuidas nagu toimivat strateegiat koostada, millest on ettevõttele ka reaalselt äriliselt kasu? Ma arvan, et esiteks kindlasti soovitaks väga põhjalikult läbi mõelda, et mis on teie alustuseks ettevõtte eesmärk üldse ja teiseks siis see nii-öelda integreerida, et mis on teie nii-öelda turunduse eesmärk. Et ilma eesmärgita ei jõua kuhugi, kui lihtsalt proovida ja teha niisama mingisugust sisu, et see ei vii kuhugi, et mõelda põhjalikult läbi, mis on eesmärk. Kindlasti esiteks ja teiseks siis uurida, kes on teie sihtgrupp, mis on nende murekohad, mida just teie toode võiks lahendada ja mille poolest teie erinete oma konkurentidest ja miks just peaks tulema klient siis teie juurde. Ja siis järgmiseks siis soovitan kindlasti nii-öelda nagu neid konkurendianalüüse teha ja jälgida üldiselt, mis toimub turul ja olla pidevalt kursis uute muutuvate trendidega ja nii-öelda sotsiaalmeedia ja turunduse inimesed, töö ei ole lihtsalt see, et sa oled arvuti taga ja kui tööpäev on läbi, siis on tööpäev läbi, et nii-öelda nende uudiste lugemine ja asjaga kursis olemine on niisugune igapäevane kogu aeg pidev töö. Et jah, need on minu soovitused. Ja minu meelest väga mõistlikud soovitused, pluss veel see, et nii kaua kui robotite viitsis jäädestada, võiks väljapool tööaega vaadata aeg-ajalt, mis toimub sinu chatis. Et üldiselt inimestel väga pikka kannatust ei ole selle vastusega, et kui see ikka nagu kohe ei tule, siis järgmine päev on juba hilja natukene.
aga kas on midagi sellist, mida ma võib-olla ei ole osanud küsida või kuhu juttu suunata, aga mida sa tunned, et pakitseb, et kuulge, selle peaks küll ära rääkima? Tead, ma ei teagi, ma tunnen, et me oleme siin üldiselt suht täpselt kõik ära rääkinud. Võib-olla näiteks üks asi, mis ma ise nii-öelda õppisin siis, kui ma siin hakkasin rohkem uurima mõnda aega tagasi selle sihtgrupi analüüsi kohta, siis sihtgrupi analüüs ei ole lihtsalt see, et mis on tema vanus, mis on tema asukoht, elukoht, vaid selleks, et saada nii-öelda põhjalik, panna kokku sihuke põhjalik pilt, siis seal peaks olema siis lisaks ka nii-öelda selle potentsiaalse kliendi nii-öelda eesmärgid tema elus, tema elu väljakutsed ja väga lahe viis, kuidas seda teha, olekski nii-öelda panna ette mingi pilt, mõelda, et davai, nii. Ütleme, et meie klient on 25-aastane ema, ta nimi on näiteks Mari, ta töötab seal, ta elab seal, tema elu eesmärk praegusel hetkel on see, miks ta ei saa sinna jõuda, on näiteks see, tema väljakutsed on need ja põhikanalid, mis ta kasutab, on näiteks Facebook, Instagram, tema lemmikud ettevõtted, kellest on sinu konkurendid need ja need, et sihuke hästi põhjalik ülevaade, mis aitab sul endal nii-öelda paremini siis hakata seda sisu ja reklaami ja kõike looma. Mida detailsem, seda parem. No, seda võiks peaaegu nagu 4. soovituseks panna, et tehke persona, et konkreetne inimene, vanus, nimi, kellega elab, kuidas elab, kus elab ja nii edasi, eks. Et see on jumala hea soovitus, et kui ta niimoodi ära isikustada, et palju lihtsam on ka suhestuda ja sidestuda sellisel puhul, eks. Ja lihtsam on neid lugusid ja storysid ja kõike nagu kirjutada ja seda režiid ja kõike poolt teha, eks. Aga kui sina tunned, et on kõik, siis mina ei oska ka nagu rohkem midagi küsida, et mina olen jälle natukene targemaks inimeseks saanud tänu sinule. Ja ma loodan, et ka kõik meie kuulajad on targemaks saanud, et ma tänan sind, tänan meie kuulajaid ja soovitan igal juhul vaadata Most ärikooli kursuseid. Et seal on ka üks pikem ja väga põhjalik kursus digiturundusest. Et meil on midagi uut teile pakkuda. Aga aitäh sulle ja aitäh kuulajatele. Aitäh sulle. Kõike head!